tere järjekordset pühapäeva. Tänane pühapäev on täis lootust, et see raske aeg hakkab läbi saama. Planeetide paraad pidavat lõppema 2. oktoobril. Suuremad konfliktid ja vastuolud loodetavasti on juba läbi tehtud ja on tehtud sellest ka omad järeldused. Enamus Eesti ja ka maailma inimesi on mõjutatud Estonia katastroofist, mis täpselt samamoodi, nagu ma rääkisin, et 2020. aasta energiad on samasugused. Tundub, et ka seesamune Estonia katastroof, mis aastal ma enam ei mäletagi, on mõjutanud just nimelt seda aastat. Ja kui me nüüd võtame käsile just need inimestevahelised suhted, siis võime täiesti vabalt tõmmata paralleele. Ja paralleele just sellepärast, et me küll arvame, et meie emotsioonid, tunded ei puuduta kedagi teist. Need puudutavad kahjuks just nimelt ülitundlikke inimesi, kes on ühenduses ühisväljaga ja kes tänu sellele suudavad ka läbi hammustada just sellised egotsentrilised, nartsissistlikud ja muud sellised teisi alandavad suhtevormid. Augustikuu oli keeruline. Enne augusti juba hakkas see nali pihta. Tänaseks on meil siiski juba septembri lõpp. Nii et 2 kuud täiesti põrgulikke energiaid, mis on pinnale keeranud kõikvõimalikku ära peidetud soove, ihasid, tahtmisi. Samamoodi ka niinimetatud heade tahete valguses saadud halvad tulemused, ehk siis nagu on, eks ole, et teekond põrgu on sillutatud heade kavatsustega. Miks ma panin tänase saate pealkirjaks suhted? Sest tegelikult nende samuste raskete teemade järjeks on õiglane tuua lauale just see, kuidas mingisugused süsteem ei ole hea sõna, aga ta on, ehk siis seesamune Matrix, eks ole, on kantud tegelikult just nimelt inimestevahelistest suhetest. Suhted mehe ja naise vahel, suhted armastajate vahel, suhted sõprade vahel, suhted sootsiumis. See kõik on mingite erinevate vaatenurkade kas siis kokkuklappimine või konflikti minemine. Ja seda ei saa kunagi eirata, sest on sort inimesi, kes peavadki ennast paremateks. Kõige parem näide selleks ongi praegused globalistid,
kes kahjuks enam ei saa ka niisama lihtsalt oma tegevust teha, sest kui olete lugenud piiblit, siis Soodoma Gomorra, eks ole, et jumala viha ja mida iganes. Loomulikult me ei saa jääda lootma välisele päästmisele. Nagu ma olen rääkinud, me ei ole siin, et kedagi päästa. Me oleme siin selleks, et ise õppida toime tulema nende olukordadega, nende suhetega, olgu need siis hingesugulased, olgu need siis karmasidemed ja just karmasidemed nähtavasti viimasel ajal ongi tõusnud valguspunkti, sest väga palju, see võib olla ka sellest, et lihtsalt nendele inimestele, kes ennem ei ole näinud, et neil on mingisugune tugi olemas tegelikult ja peitnud ennast kogu maailma eest, sest neil on karmaline partner, kes on narsissistlik, kes on egoistlik, kes ei näe kunagi endal viga. See on see koht, kus me peamegi hakkama nüüd nägema, et tegelikult absoluutselt iga suhe, iga side on mingi ülesande õppetund. Ma tean, paljud inimesed hoiavad kahe käega peast kinni, et nagu mis õppetund on tehtud ja kõnnime edasi. Aga just selle suhtumisega näitab ta seda, et ta ei ole mitte ühtegi oma elu õppetundi päriselt ära õppinud. Üks kõige säravam suhe on narsissisti ja empaadi vahel. Empaat, kordame termini üle, on see, kes tunneb enda sees teise inimese tundeid. Mis teeb selle aga raskeks, on see, et sa ei saa aru, et see tegelikult, mida sa tunned, ei ole sinu oma. Sa võtad selle enda omaks ja arvadki, et need on sinu tunded ja sa pead nendega tööd tegema, sa pead neid tervendama. Newsflash ehk siis selline linnuke. Sa ei saa seda muuta, sest see ei ole sinu oma. Ja narsissist vastupidiselt ongi selline, et ta endas vigu ei näe. Ta näeb aga väga hästi ja selgelt, mida teised teevad valesti. Ja kui siis tekib konflikt, ikka oluline konflikt, et see empaat lõpuks on tõusnud jalgadele ja öelnud, aitab. Kas surm või läheb paremaks, aga nii see enam ei jätku. Siis tekib narsissistil kohe vastureaktsioon. Näed, sina tegid seda ja sina teed seda ja sina tahad, et mina nüüd. Nimekirja võite juurde ise kirjutada. Millest see tegelikult tuleb? Tuleb sellest, et need kõik, milles narsissist süüdistab teist poolt, on esiteks tema enda teod, mida ta teistele teeb. Teiseks, tema hirmud ja tema soovid. Just nimelt soovid. Isegi kui ta ei ole veel kellelegi midagi sellist teinud, millest ta süüdistab.
siis on tema ajus selline pilt, et kui mina nüüd oleksin tema asemel, siis mina kindlasti keeraks talle nüüd. Loomulikult ükski narsissist ei võta seda omaks, isegi kui sa talle ta enda mineviku pattusid faktiliselt ette tood, siis tema ei mäleta, tema ei tea, tema ei ole kunagi midagi sellist teinud. Miks ma selle narsissisti teema siia sellesse suhetesse nagu niimoodi sisse toon, ongi see, et ma olen olnud kõrval ühes karmasuhtes. Ja nagu see inimene isegi teab, kellel selline kaaslane on, ma ei ole pidanud vajalikuks sekkuda. Ja ei ole pidanud vajalikuks sekkuda seepärast, et ei ole minu koht õpetada. Või öelda, et vaat sa pead nüüd niimoodi tegema. Sest see on selle inimese enda teekond, enda õppetükk ja sealt tuleb iseendal läbi tulla. Minul ei ole olemas sellist õigust, et ma ütlen, et nii. Teie ei sobi omavahel, see suhe läheb lörri, teie peate nüüd lahku minema. Ja neid inimesi on palju, oi kui palju, kes väidavad, arvavad, et vot, see ei ole sulle piisav partner, ta ei ole sinuga ühest ringkonnast, ta ei ole sinuga ühest rahaklassist ja arvavad, et väline sära on tähtsam kui see, et inimene on õnnelik. Mida see teeb tegelikult? See teiste sekkumine. See teiste sekkumine tegelikult tekitab jonni. Inglise keeles on see vist tantrum. Vene keeles ma ei ole veel siiamaani välja mõelnud, mis see sõna tegelikult on. Sellise jonni, et aga vot jonni pärast ma ei tee seda nii, ma teen just nimelt vastupidi. Vaatamata sellele, et võib-olla mõni hetk enne seda sekkumist see inimene oli juba hakanud selleni jõudma, et no ei ole päris see. Kes siis on need inimesed, kes võivad jonni pärast lihtsalt sellepärast, et keegi tahab tema elusse sekkuda, hakata tegutsema just nimelt vastupidi sellele, mida talle soovitatakse. Tegelikult need on uuema energia inimesed, need on need, kes teavad, et nad on siiski isiksused. Nad ei ole ainult see liha- ja kondikott, kes siin maa peal ringi kõnnib või siis, nagu mina ütlen, biokeemilised masinad, vaid selle masina taga on väga suur ja väga võimas olem, energeetiline olem. Need, kes aga püüavad teiste elusid juhtida, sekkuda neisse, on aga just selles vanas energias, kus asjad peavad olema nii, nagu keegi teine on ees öelnud. Sinna samasse mustrisse lähevad usufanaatikud, sinna samasse mustrisse lähevad alistujad, kes siis on saanud võimu enda kätte, et nagu nii, minu selja taga on selline inimene, minu käes on võim ja seega minu selja taga on tugev inimene.
aga kui sa oma käitumisega tegelikult rikud ära ka selle tugeva inimese nime, imidži, suhtumise sellesse tugevasse inimesse, siis kaua see inimene sind toetab. Sama teema, mida ma olen rääkinud rahaga suhtest, ongi see, et kujuta nüüd ette, kui sa pidevalt oma sõpra sõimad, süüdistad teda kõiges ja siis veel kasutad lihtsalt ära selleks, et saada enda tahtmist, siis see sõber, see raha, see tugev inimene, ta hülgab su. Tal ei ole vaja seda pidevat näitemängu, seda pidevat mina. Võib-olla sa oled saanud selle inimese või selle raha mingi nipiga enda külge siduda, kuid nii nagu ma rääkisin eelmine kord karmaseadustest, on täpselt samamoodi see tugev inimene lõikab su enda küljest lahti. Lihtsalt. Tal ei ole vaja seda, et sa teda pidevalt süüdistad, et sa teda pidevalt nimetad mis iganes nimedega ja seejuures veel tahad, et ta sind toetaks. Täna jälle sajab vihma, muuseas. Ma loodan, et mitte nii tugevalt, kui siin ükskord oli, et midagi enam ei kuulnud, aga täna sajab ka, olgugi, et päike paistab. Mis on siis tegelikult paarisuhte esimene Matrixi reegel? Matrix, meie reaalsus, programm on täpselt sama, nagu looduses pannakse emasloom ja isasloom kokku selleks, et oleksid järglased. See on paarisuhte esimene reegel. Mis on naturaalne paarisuhe? Naturaalne paarisuhe loomulikult selleks, et liik säiliks, on ka võimekus paljuneda. Kuid naturaalne paarisuhe püsib siiski just nimelt nendel jumalikel energiatel. Jumalik naiselikkus, jumalik mehelikkus. Igalühel on oma energeetiline roll ja ei tasu segamini ajada, vot see on naiste töö ja see on meeste töö. Kui energeetilises, naturaalses paarisuhtes naine sõidabki traktoriga, siis mees on tohutult hea kokk. Kas see teeb teda vähem meheks? Kas traktoriga sõitmine teeb naist vähem naiseks? Kui olukord on selline, kus ta lööb ennast üles, ta on olukorrale vastavalt kas siis gurmeekokk, kas siis lapsehoidja, kas siis kuninganna, kas siis daam või omaenda mehe jaoks voodislits. See ei kastreeri meest, kui mees teeb naise töid. Kui naturaalses paarisuhtes elatakse
oma elamispinnal, siis kodused toimetused tehakse just nimelt sellepärast, et me kõik elame seal. Jah, on asju, mida keegi võtab rohkem enda kanda, teisi asju jälle vähem enda kanda. Aga see ei tähenda seda, et see on sinu töö. Ära minu juurde sellega tule. Naturaalses paarisuhtes elataksegi just nimelt üksteise toetamise nimel. Mitte selle toetamise, et sa hoiad nagu, ma ei tea, munavati sees, vaid ühine rakend. Te veate ühte ja sama ideed, ühte ja sama soovi, tulemust. Matrixi paarisuhe on aga üles ehitatud välisele. Te näete, mul on selline ilus naine. Naine hakkab ära vajuma, ma annan talle raha, mine tee endale plastiline operatsioon. See on väline. Te näete, milline auto mul on. Ja naaber vaatab, tal on selline auto, ma pean ka endale saama sellise auto. Ehk siis juba sootsumiks, eks ole. See on tarbimisühiskonna maatriks, see on tarbimisühiskonna nõuded, et inimesed oleksid on ikka liht, ma vaatasin juba, et vahet sajab. Et inimesed oleksid pidevas ebamugavuses. Et mul peab olema pidevalt parem ja uuem ja vägevam ja ikkagi parem kui naaber. Ja see panebki meid tegelikult tahtma üha uuemat tehnikat, üha uuemat võimalust. Loomulikult see parem kui varem ja areng, see on täpselt samamoodi ka orgaanilises maailmavaates, aga see ei ole see, et ma peaksin võistlema kellegiga millegi pärast. Ma olen siin ja praegu. Kui mul on hetkel, võtame siukse mõtte, et ma olen olnud nagu orav rattas tõmbanud ja minu vaimne tervis on omadega õhtal ja korraga ma tunnen, et aga ma ei olegi enam midagi väärt. Kui ma nüüd jään uskuma seda, et ma ei olegi midagi väärt ja piitsutan ennast edasi selleks, et olla võrdne nende teistega, ehk siis naabritega, suguvõsaga, oluline inimene, kes meie jaoks on õpetaja, guru, mis iganes, siis mida sa tegelikult teed? Sa teed oma niigi katkise vaimse tervise veel rohkem katki. Kui sa oled jõudnud selle hetkeni, et su vaimne tervis on tuksis, esiteks tunnista seda endale. Tunnista seda, mis iganes, psühholoogile, psühhiaatrile, oma olulisele inimesele, kes on sind tavaliselt ära kuulanud. Ja võta selle jaoks midagi ette. Esimene. Luba
endale aeg maha võtta. Paistab, et me saame täna jälle korralikku rabinat, aga kui ma panen mikri siia lähemale, siis loodetavasti jääb meile heli ikkagi peale. Luba endal olla sel hetkel natuke katki. Luba endal puhata. Ära piitsuta ennast. See enese piitsutamine on täpselt sama nii nagu vanasti oli ütlus, et surnud hobust ei ole mõtet piitsutada, ta ei vii siit ikkagi edasi. Ta kulutad ainult enda jõudu. Ja olukorras, kus sa surnud hobune oled sina sel hetkel, siis lõpeta see piitsutamine. Sa piinad ennast ise. Kui me nüüd võtame appi medikamendid, kui me nüüd võtame appi spetsialistid, psühholoogid, kliinilised psühholoogid, ühesõnaga praegusel hetkel kättesaadavad toetajad, terapeudid, siis ongi vaja endale aru anda just sellest, et kui sa jääd kinni valehäbisse, kui sa jääd kinni sellesse, et issand, kuidas ma nüüd lähen terapeudi juurde, ma ei saa ju, mina olen see, kes on kogu aeg olnud tugev, siis sa ei saagi sellest käima. Luba endal olla, meil on kiisu. Luba endal olla ja ära häbene seda, kui sa vajad abi. Orgaaniline suhe inimeste vahel toimibki just täpselt selliselt, et ma olen olemas mis iganes olukorras, aga tegude eest vastutus on sinu enda kanda. Mul oli just ühe oma õppejõuga vestlus ja tema jaoks oli üllatav minu kokkulepe oma tütre. Teismeline, eks ole, hakkab möllama, see on ju kõigile teada, et see periood, mis tuleb üle elada lihtsalt. Aga meil oli temaga selline kokkulepe, et kõik, mida ta teeb iseenda. Ma olen tema jaoks olemas, aga ma ei võta temalt ära vastutust. Sai natuke vanemaks, tekkisid suhted. Ma näen, et see suhe ei ole õige. Kuid ei olnud minu kohus, ise võib öelda nii, et ma ei tohtinud olla see, kes ütleb ei, see mees on sulle vale. See oli ja on siiani tema otsus ja tema enda tagajärg. Samas ütlesin otse ära, sul on alati koht, kuhu tagasi tulida. Ehk siis lubage oma lastel, kui nad hakkavad pesast välja minema, teha omad vead, teha omad apsakad, teha omad põlvekatki löömised. Ja ärge püüte neid kaitsta nende asjade eest, mida te ise pidasite halvaks ja valeks. Tervendage enda sees see teema, mis teile haiget tegi. Ja oluline on see selle jaoks, et alati
alati on vaja teha omaenda otsuste tulemustega rahu. Valisin vale inimese, sattusin sitta sisse. Mida ma saan teha, et sellest välja tulla, kuidas ma nendest tagajärgedest üle saan? Tulles tagasi narsissistide juurde, on nende juures esimene punane lipuke see, et nad poevad alguses nahast välja, et sind enda külge siduda. Kui nad on suutnud sind juba sinu tavalisest suhtlusringist välja lõigata, siis nad hakkavad näitama oma tõelist mina. Ja see tõeline mina on just nimelt mitte see energeetiline mina, vaid see, mida nad peavad enda minaks. Mina olen maailma naba, teised kõik on minu teenijad. Ja nad peavad tegema seda, mida mina tahan. Mind ei huvita, et asjad saab ka teisiti lahendada. Ja kui sa nüüd sel hetkel mõistad, et ongi tegu narsissistiga, kes seda ise loomulikult ei tunnista, on sul võimalik hakata järjekordselt iseendas kaevama ja vaatama, et okei, miks ma selle endale tõmbasin? Mille jaoks seda mulle nüüd vaja on? Kui me nüüd selle mõtlemise juures on üks libe koht, mida ma tihtipeale oma õpilaste juures märkan, et osad lähevad süüdistama teisi, vaat näed, ma ei saagi olla midagi muud, sellepärast, et näed, minuga tehti selliselt. Teine osa. Ma olen ise olnud täpselt samasugune, järelikult ma ei vääri mitte midagi muud. Minu meelest on see eluaegse vanglakaristuse loogika. Ja seal selle juures ollakse ohvrimentaliteedis, sest keegi teine ju ei saa sinu eest midagi ära teha. Kuid keeldutakse ka ise midagi selle heaks ära teha, et võtta olukord selliselt, nagu ta tõeliselt on. Vaadata üle, mida sa sellest õppida said. Ja võtaks siis lõppkokkuvõttes ikkagi vastutuse selle eest, et okei, see on minu jaoks oluline olukord. Mina pean sellest nüüd välja tulema. Minevikku me muuta ei saa. Tulevikku saame aga muuta just sellega, mida me teeme praegu, siin ja praegu. Milline käitumine on praegusel hetkel kõige vajalikum. Ma ei kasutaks seda sõna õigem, sellepärast et
väga paljud jäävadki sellesse sõnasse kinni ja tahavad kõike teha õigesti. Vot õigesti on see, mis on mustvalgel kirja pandud. Ei ole. See, mis on mustvalgel kirja pandud, on kellegi arvamine sellest, mis võiks olla. Seega, kui sa suudad ise aru saada, mis on sel hetkel selles suhtemustris korral kämber, siis tuleb sinul hakata seda muutma. Kui partner ei tule sinu muutumisega kaasa, tuleb sellest partnerist eemalduda. Ma ei läheks praegu varaküsimustesse, sest siin on erinevad võimalused, erinevad variandid, erinevad seadusandluslikud küsimused, kuid nagu rääkisin jumaliku maskuliinsuse juures, mees on see, kes hoiab ruumi oma partnerile. Isegi kui nad ei suuda füüsiliselt ühel pinnal elada, siis mees annab naisele ruumi, et tema pesakonda kasvatada. No siit tulebki see, et aga kui mees on narsissist ja ei näe seda kõike, no nagu öeldakse, shit happens. Seal tulevad mängu karmaseadused. Ja nii nagu mu, ütleme siis vaimne ema, kunagi ütles, igal ühel on oma mihklipäev, mis siis, et mõne puhul tuleb seda lubamatult kaua oodata. Ja siin tuleb jälle mängu seesama koht, et me ei ole kohtumõistjad. Meil on vaja hoida iseennast orgaanilises mõttemustris, meil on vaja hoida iseennast sisemises tasakaalus ja see, kuidas teine reageerib sellele sisemisele rahule, näitab tegelikult seda, kui palju ta ise on enda ruumis kohal. Kas tema vaimne meeskond on need, kes on kaitseinglid, esivanemad, kas tema vaimne meeskond on kiusajad madalama sagedusega maailmas, see on igaühe enda arengu küsimus. Ja mul on sattunud paar korda ette sellised ilkumised, et nojah, vaata, kõik nüüd tõstavad oma energiasagedust, et mis nad tahavad ennast nii kiirelt panna võnkuma, et nad niimoodi lendavad maa pealt ära või? Tehniliselt jaa. Aga see ei tähenda üldsegi seda, et me praegu oma selles biokeemilises masinas seda teha suudaksime, sest toidu. Kuidas ma selle toidu majandama saan? Okei. Mul on siia tekkinud üks väike must kass. Ma ei tea, kuidas meie koer sellega ära lepib, aga mul on jah siia tekkinud üks üüriline. Kuhu ma nüüd jäin? Järelikult pidi nii minema, et mu mõte läks katki. Ma natukene kogun. Kuhu ma jäin? Ma jäin selle koha peale.
järelikult ei pea. Kui ma astun selle mõttelõnga peale uuesti, eks ma siis jätkan selle koha pealt. Aga suhetega ongi see sama oluline koht, et sa püsid ise endas tasakaalus. Sa püsid iseenda mõttemaailmaga orgaanilises mõttemaailmas ja seesamune biokeemiline masin meil on kahjuks saastatud anorgaaniliste osakestega. Jah, me võime siin kasutada teooriaid, suhtumisi dragoniitidest, me võime siit jätkata illuminaatide teemat, aga üks on põhiline, mis tuleb meeles pidada, ongi see, et kui sa püsid ise õigel teel, ehk siis nagu karmaseadused, et kui sa teed asju teadlikult, kui sa teed kas või halba, karma saatest mäletate teise inimese tapmine. Sa teed seda teadlikult, aga sa võtad vastutuse selle eest, mida sa tegid. Siis ei ole mina see, kes ütleb sulle, et ei, see oli nii paha, seda ei tohi. Võib-olla see oli anorgaaniline tegu, aga võib-olla tulidki sa selleks siia, et lõpetada üks karmaside ja olla, tuleb hästi siukene Jumala tööriist. Me kõik oleme mingil määral Jumala tööriistad. Aga see, kas me nüüd alistume kellegi tahtele ja oleme, nagu öeldakse, head sõdurid, näita ainult suund kätte ja läheb ilma mõtlemise ja analüüsivõimeta, siis see on meie teha. Kõiksugu meediakanalid on täis nii orgaanilist kui anorgaanilist informatsiooni. Selle vahe tegemine peab nüüd olema igaühe enda südame ja moraali ja südametunnistuse teema. Tuleb õppida vahet tegema. Kas see, mis teile räägitakse, on vale? Kas see on pigem vale? Ja see pigem vale on see koht, kus selleks, et valet müüa tõe pähe, peab seal olema grammike tõde. Ja tulles tagasi nüüd suhete juurde, ükskõik milliste suhete juurde, tuleb jällegi see tõe koht. Sa kas oled iga oma sõna taga, kui sa oled midagi öelnud, siis isegi kui see pööratakse sinu vastu, et näed, sa panid puusse, no panin puusse, yes boss, järgmine kord enam ei pane. Aga isegi siis ei ole mõtet kasutada seda võimalust, et ma võtan oma sõnad tagasi, tegelikult ei ole nii. Sõnade tagasivõtmine, sõna on asi, mida purki tagasi ei pane, kui sa korra oled ta lahti lasknud. Seega, suhe kui selline püsib ainult tõel. Tõde on igaühe jaoks eriline, jaa. Kuid see koht, kus kohas sa hakkad alistama teisi inimesi iseenda tahtele,
See on juba puhas anorgaanika. Ka töösuhted, eks ole, on liidrid ja on bossid. Facebook on täis neid meeme, kus siis on näidatud, mis on liidri omadused ja mis on boss, eks ole. Boss nõuab, et teised teevad ja tema on see, kes võtab karika vastu, eks. Aga liider on see, kes veab terve meeskonnaga. Ei ole seda, et nüüd, et laksutab piitsa või istub kärus, vaid tema on see koos meeskonnaga, kes läheb. Loomulikult ei ole ka liider see, kes teeb kõik teiste eest ära. See on nii nagu on, et kui sa teed terve päeva tööd ja oled õhtuks väsinud, ei mäleta seda anekdooti täpselt. Ühesõnaga nii, et lõpptulemus oli see, et mine käi igaks juks arsti juures, et järsku sa oled eesel. Et sa ei ole sugugi, et sa teed rohkem, kui sa tegelikult peaks. Peaks ja võiks on taaskord see koht, et kes väga jääb kinni mustvalgesse. Vot, mul on tööülesannetes ette nähtud niimoodi ja ei sammugi rohkem. No, kui see sulle sobib. Aga nagu ma pidevalt räägin, iseenda mõtlemine, loogiline, analüüsivõime, see kõik peab olema töökorras, sest vastasel juhul oled sa kellegi teise õhtusöögiks või kasutatakse ära sinu heasoovlikkust ja oled ikkagi õhtusöögiks. Nii et suhete puhul väga soovitan. Ei ole vaja süüdistada teineteist, ei ole vaja otsida vigu minevikust. Kui sa otsustad asju muuta, siis muuda neid selliselt, et sa tõesti enam selles osas ei eksi. Liiga palju teame selliseid partnereid, kes, jälle tuleme tagasi nartsissisti juurde, kes on võimelised oma partneri kooma peksma ja siis, kui see hakkab uuesti nii-öelda ellule tagasi tulema, ei, seda kunagi enam ei juhtu. Ja maksimum poole aasta pärast on olukord jälle selline, et partner on jälle kiirabis või juba surnukuuris. Et kui lubatakse ennast muuta, siis me võiksime endas hoida seda usku, et jah, et ta on võimeline muutuma, kuid me ei astu selles suhtes sammu tagasi, et jaa, kõik on nii nagu enne. Ei, kaugeltki mitte. Asjad ei ole nagu enne. Sa kas käitud täiesti uuel viisil või minu ruumi sa enam ei tule. Olgugi, et sa ise selle ruumi mulle tegid. Miks see on oluline? Oluline ongi see, et nartsissist kasutab väga sujuvalt manipulatsiooni. Ja see manipulatsioon on eelkõige just selleks, et uinutada valvsus ja panna sind tegema täpselt seda, mida tema tahab. Ehk siis võib-olla on ka minu kuulajate hulgas nartsissiste. Võib-olla, kuigi energeetiliselt ma ei ole teie hulgas. Tähendab, kuulajaid ma ei ole kõiki niimoodi läbi kamminud. Viimasel karma saatel oli üle 1000 kuulaja, nii et ausalt ma ei ole neid kõiki üle vaadanud.
aga siin meie grupis ma ei ütleks, et oleks ühtegi, kes oleks klassikaline narcissist. Kalduvusi mõne või paari erineva psüühilise kõrvalekalde juurde on meil kõigil. Aga see ei tähenda, et me oleksime diagnoosid või et me peaksime olema nüüd hirmus tähelepanelikud, et me sinna nagu edasi ei liiguks. See teebki inimeseks olemise tegelikult huvitavaks, sest kui sa satud olukorda, kus sa märkad, et sinus on jooni ja märkad seda, et oota, et aga ma ju tavaliselt selliselt ei käitu. Et mis mind siis nüüd selliselt käima pani, et just eile oli mul üks selline vestlus, et tegelikult lolli kommentaari taga oli inimese enda hirm, aga kuna sina läksid käima selle lolli kommentaari peale, siis sa võtsid enda kehas vastu selle tema hirmu ja käivitusid samamoodi tema triggeri peale. Ehk siis ei ole vaja pidada ennast jube õrnakeseks, tuleb lihtsalt võtta ennast tervikuna. Kui käivitud kellegi lollusest, miks sa seda tegid? Ja kui asi ikkagi tõesti puudutab sinu isiklikku heaolu, sinu toimetulekuvõimet, loomulikult tuleb sul siis käivituda. Loomulikult, sest siis sa pead ennast kaitsma. Küsimus on ainult selles, et kas sa lähed emotsiooni pealt, mis on juhitamatu, või sa teed seda teadlikult ja rakendad selle emotsiooni konkreetsete tegevuste peale. Vihasaade näiteks, kuulake see üle. Seal ongi see, et sa tunned, aga sa ei lase seda lihtsalt niisama lendu. Sa rakendad ja sa paned selle õiges suunas liikuma. Loomulikult sootsiumis on juba see teema, et tihtipeale me kipume tundma ennast üksinda, sest neid, kes mõtlevad nagu meie, on vähe ja neid, kes mõistavad, mida me tegelikult räägime, on veel vähem. Aga siin ongi jälle see iseenda taipamise koht, et me olemegi siin selleks, et luua seda uut energiat, selleks, et tõmmata maha Matrixi süsteemid, et panna inimesed keskenduma iseenda elule, mitte niivõrd teiste tahtmise täitmisele, vaid just nimelt iseenda elule, et kas me peame ikka igat uudistoodet püüdma minema ja pärast meil ei ole näiteks lastele toitu lauale panna või sobib ka veidi vanem versioon, aga mis töötab täiesti korralikult, sest kui me hakkame otsima alati seda välist parimat, siis me arvame, et me ise ei ole enam midagi, me ei ole väärt. Ja see koht, kus inimene ütleb, et ma ei ole väärt olema seda või teist,
siis see ongi sinu enda otsus, kas sa oled väärt või ei ole. Miks sul on vaja seda enese vähendamist? Miks sa teed ennast väetimaks, kui sa oled? Kas sa tahad seda teha selleks, et teine tunneks ennast süüdi? Kas sa teedki seda selleks, et teine tunneks ennast süüdi ja sina saaksid teda kasutada? Või on sinus hoopis käivitunud kellegi teise triggerid, mida sa nüüd rõõmsasti enda omadeks pead? Seejuures mõistmata, et see, kui sina pead enda omaks teise päästikut ja lähed selle pealt käima, sa ei aita teda. Sa ei aita teda, sellepärast et see on tema päästik, mis tegelikult põhineb hoopis teistel asjadel, kui sinu elukogemus üldse suudaks ette kujutada. See võib olla ka nii, et selle inimese päästik istub üldse juuripidi eelmistes kolmandates eludes. Siin ongi vaja aru saada endal sellest, et kõik, mida me teeme iseendale. Kui me püüame võtta teise inimese koormat enda kanda, siis me võtame temalt ära ka õppetunni. Kui me aga oleme talle olemas, oleme talle näiteks kas või teise vaatenurga andjaks, siis inimene leiab võib-olla ise õigel hetkel, et miks pagana pärast ma üldse seda asja kõike tassisin. Tontu. Pisike must kass, kassike. Näed, jälle ta tuli ja minu mõte jooksis metsa. Aga oleme juba siin peaaegu 60 minutit salvestist ka teinud, et selleks korraks ma siis lõpetan. Tahtsin teha suhteid täpsemalt, mul oli isegi mingisugune plaan peas, aga öeldakse, et kui energia jookseb sisse ja nõuab veidi teistmoodi, siis nii see läheb, et kui on nende suhete osas veel mingisuguseid täiendavaid küsimusi, siis loomulikult saab seda kommentaarides teha. Loomulikult saab minu endaga ühendust nii Telegramis kui Facebookis kui YouTube'is. Mulle oligi meeldiv üllatus, et selles karma saadet väga paljud avastasid enda jaoks ja tundsid puudutatuna. Ma olen teile väga tänulik ja igaüks meist kannab ise oma karma bumerangi, eks ole, et on see siis hea, saate head, on see halb, saate halba. Lihtsalt seda kõike tuleb võtta teadlikult ja mitte hakata ennast süüdistama, teisi süüdistama. Pigem see, et nagu et kus kohas selle asja juures tõde on. Niisiis, aitab tänaseks. Näed, isegi päike tuli lõpuks välja. Ja kohtume uuel pühapäeval uute teemadega uues kohas, sest täna peaksin hakkama oma taimi tuppa ära viima, et siin ikkagi sügis tuleb vägisi sisse. Olge kaitstud omaenda südameväes. Kohtumiseni.